Kell on 9. Me sõime suppi, kala, kartuleid pekiga ja inglise salatit. Lapsed jõid inglise vett. Täna õhtul me sõime hästi. See tuleb sellest, et me elame Londoni lähistel ja meie perekonna nimi on Schmidt. Kartulid on pekiga väga maitsvad. Salatiõli polnud samuti rääsunud. Nurgapealse vürtspoeõli on parema kvaliteediga kui kaldapealse vürtspoeõli, kuid ei saaks öelda, et nende õli oleks halb. Kuid siiski, nurgapealse vürtspoeõli on tunduvalt parem. Seekord keetis Meeri hästi kartuleid. Eelmisel korral ta ei keetnud neid hästi. Mulle meeldivad ainult hästi keedetud kartulid. Kala oli värske. Ma lausa noolisin kõik luud puhtaks. Ma võtsin kala 2 korda, ei 3 korda. See sunnib mind klosetist käima. Sina samuti. Sa võtsid kala 3 korda, kuid siiski 3. korral võtsid vähem kui 2. korral, samas kui mina võtsin palju rohkem. Täna õhtul ma sõin rohkem kui sina. Kuidas siis nii? Tavaliselt oled sina see, kes sööb rohkem. Sul on tavaliselt hea isu. Kuid supp oli võib-olla natukene liialt soolane. Supis oli rohkem soola kui sinus. Ha-ha-ha. Supis oli ka liiga palju korulauku ja liiga vähe sibulat. Ma kahetsen, et ei soovitanud Meeril purustatud aniisi supi sisse lisada. Järgmisel korral lasen ma seda kindlasti tal teha. Meie väike mees tahab väga õlut juua. Ta kaaniks ennast täis nagu sina. Ta sarnaneb väga sinuga. Nägid sa lauas, kuidas ta pudelit vahtis? Aga mina valasin ta klaasi karafiinist vett, tal oli janu ja ta jõi. Preili Parker tunneb rumeenlasest vürtspoodi, keda kutsutakse Opesko Rosenfeldiks. Ta saabus Konstantinoopolis, ta on kuulus jogurtispetsialist. Ta sai diplomi Adrianoopoli jogurtivabrikantide kooliks. Homme ma lähen ja ostan tal terve potitäie Rumeenia rahvusjogurtit Londoni lähistel. Saab selliseid asju harva. Jogurt mõjub suurepäraselt maole, neerudele, apenditsiitile, apoteoosile. Nii vähemalt ütles mulle doktor Mackenzie King, kes ravib meie naabrite perekond Johni lapsi. Ta on suurepärane arst, teda võib usaldada. Ta soovitab ainult neid ravimeid, mida ta on enda peal juba katsetanud, enne kui ta hakkas opereerima Parkerit. Laskis ta oma maksa opereerida, kuigi polnud sugugi haige. Miks siis doktor ellu jäi, kui Parker samal ajal hinge heitis? Sellepärast, et doktori peal operatsioon õnnestus, Parkeri peal aga äpardus. Aga järelikult ei ole Mackenzie suurepärane arst. Operatsioon oleks pidanud õnnestuma mõlemal puhul. Või siis mõlemad oleks pidanud surema. Miks siis? Kogu see truu arst peab alati surema koos patsiendiga. Juhul, kui nad ei saa koos paraneda. Igatahes kapten läheb ka merel koos laevaga põhja ja ta ei jää kunagi ellu laev kukku. Ei saa ju võrrelda patsienti laevaga. Aga miks mitte? Laevad on ka omad õigused, eks ole? Et sinu arst on sama terve kui laev ja seetõttu peab kukkuma koos laevaga, nii nagu tema arst ja laev. Nii, selle peale ma ei mõeldudki. Võib-olla on see tõesti nii. Aga mida sa sellega öelda tahad? Mida? Kõik arstid on šarlatanid ja haiged samuti. Ainult
ainult merelaevandus on Inglismaa laudust. Kuid mitte meremehed. Loomulikult mitte. Ühest asjast ei saa ma aru. Miks ajalehe perekoolike teadete rubriigis avatakse alati surnud inimese vanus, aga mitte kunagi vastsündinud soome. Ja nüüd on mõttes. Ma pole selle peale kunagi mõelnud. Mille? Mille üle sa imestad? Näe, siin on kirjas. Pool Pätson on surnud. Issand vaeseke ja kuna ta suri? See tead, ta tuli 2 aastat tagasi. 1,5 aastat tagasi käisin ka matustel. Loomulikult ma mäletan, mulle meenus see kohe, kuid ma ei saa aru, miks. Sa ise üllatunud oled, nähes seda ajalehest. See ei olnud ajalehest, ta suri ka 3 aastat tagasi. Mul lihtsalt astuksiin eelusse loetud. Kui kahju, ta oli nii hästi säilinud. Ta oli Suurbritannia kõige kenam laip. Vaene proua Bobby. Oot. Ja, ta oli ikka veel soe, kui ta suri. Ta nägi oma vanusest palju noorem välja. Mis on lõbus ta oli? Proua Bobby? Ei, sa tahtsid öelda, olen härra Bobby. Ei, ma pean silmas tema naist. Teda kutsuti samuti Bobbiks, Bobby Watsoniks. Ja kuna neil olid sarnased nimed, oli neid võimatu eristada, kui neid koos nähti. Alles peale mehe surma võis õigupoolest aru saada, kumb on kumb. Ometi leidub veel tänapäevalgi inimesi, kes naist ajavad segi surnuga ja saadavad talle kaastunud avaldusi. Kas sa tundsid teda? Ma olen teda ainult ühe korra näinud, see oli Bobby matustel. Ma ei ole teda kunagi juhtunud nägema, on ta ka kena? No, nagu korrapärased võiks öelda, et ta ei näe kena välja. Ta on liiga pikk ja väga jõuline. Õigupoolest ta nämmujõumad ei ole korrapärased, aga samas võib öelda, et ta näeb kena välja. Ta on liiga lühike ja järelikult kõhkne. Kuidas ta on laulud? Ja millal nad mõlemad mõtlevad abielluda? No, ma arvan, et kõige hiljem tuleval kevadel. Kahtlemata peaks nende pulma minema. Neid oleks vaja üle kinkida. Miks mitte kinkida neile 1/7 hõbekandikust, mis me saime pulmakingist ja mida me pole kunagi kasutanud? Kurb on nii noored leseks jääda. Ja, õnneks ei ole neil lapsi, aga muidugi on lein soovitavad suure pärast. See veel puuduks. Lapsed, vaene naine, mis ta nendega peale hakkaks? Noh, ta võib uuesti abielluda. Aga noh.
kuid kes hoolitseks ta laste ees, sa tead ju väga hästi, et neil on poeg ja tütar. Kuidas nende nimed nüüd olidki? No, Bobi ja Bobi täpselt nii on vanemad. Bobi Vatson ju on, Bobi Vatson on jõukas ja armastab poissid. Ta võiks väga hästi Bobi stooliku perele võtta. Jaa, see oleks ju täiesti loomulik ja Bobi Vatsoni tädi, vana Bobi Vatson, võiks omakorda väga hästi enese peale võtta Bobi Vatsoni tütre kasvatamise. Nii võiks Bobi Vatsoni ema Bobi uuesti abielluda. Kas tal on ka kedagi silmapiiri? No, jah, Bobi Vatsoni olupoeg. Kes Bobi Vatson? Missugust Bobi Vatsoni silmas peale? Bobi Vatsoni, vana Bobi Vatsoni poega, teise Bobi Vatsoni onu, seda, kes surnud on. Ei, see pole see Bobi Vatson, see on see teine. See Bobi Vatson on surnud. Bobi Vatson, tädi vana Bobi Vatson on on surnud. Sa mõtlesid kaubareisijad Bobi Vatsonit? Kõik Vatsonid on kaubareisijad. Missugune raske amet, kuid siiski sellega tehakse hea päri. No jah, kui puudub konkurents. Ja millal siis puudub konkurents? No teisipäeviti ja neljapäeviti, teisipäeviti. 3 korda nädalas. Ja mida teeb Bobi Vatson sel ajal? No ta puhkab ja magab. Miks ta ei tööta neil 3 päeval, kui puudub konkurents? Ma pole kõike teada ja ma ei oska vastata kõigile sinu idiootlikele küsimustele. Sa räägid nii ainult sellepärast, et mind alandada. Ei, sa tead ju, et ei. Kõik mehed on ühesugused. Terve päeva laisklete. Sigaret hambus või puuderdate ennast ja võupate kuuli, kas või 50 korda päevas, kui te just vahet pidamata ei joo. Aga mida sa ütleksid, kui sa näeksid tegemas mehi seda sama, mida naised, päeval suitsetamas, puuderdamas, huuli õõtamas, siiski püütamas? Mul ükspuha, kuid sa ju kõneled seda vaid sellepärast, et mulle närvidele käia. Siis nagu sa tead, ei armasta ma seda sorti nalju. See on väike kriig alati. Sülgad sa tuld. Läheme. Kustutame tuled ja lähme tuld. Ma olen teenija. Ma veetsin meeldiva pärastlõuna. Ma käisin ühe mehega kinos. Me vaatasime filmi naistest. Pärast jõime piima ja viina ja lugesime ajalehte. Ma loodan, et te veetsite meeldiva pärastlõuna. Käisite ühe mehega kinos ja jõite piima ja viina. Ja ajalehte. Teie külalised, härra ja proua Martaan on ukse taga. Nad ei julgenud üksi sisse tulla, nad ootasid mind. Te pidite ju koos õhtustama. Jaa. Kuid me ootasime neid ja neid ei tulnud. Ise lubasite mul minna. Ega me seda meelega tee. Võtsin endale öökoti. Mu kallis Meeri, ole nüüd nii hea ja juhatage härra ja proua Martään sisse. Me lähme ja riietume pidulikult ümber. Miks te hiljem mitte? Te pole üldse viisakad. Õigel ajal tuleb tulla.
tulge ja istuge. Oodake. Vabandage, proua, kui ma ei eksi, siis mulle näib, et ma olen teid juba kusagil varem kohanud. Ka mulle tundub, härra, et olen teid juba kusagil kohanud. Proua, kas ma ei ole teid mitte Manchesteris kohanud? Väga võimalik. Ma olen nimelt pärit Manchesterist. Kuid ma ei söanda öelda, kas olen teid seal juba kohanud või mitte, kallis härra. Issand, kui huvitav. Ka mina olen pärit Manchesterist. Kui huvitav. Kui huvitav. Kuid lubage, ma lahkusin umbes 5 nädalat tagasi Manchesterist, kallis proua. Kui huvitav ja missugune kokkusattumus. Mina lahkusin samuti umbes 5 nädalat tagasi Manchesterist, kallis härra. Kui huvitav. Ma sõitsin hommikul 8:30 rongiga, mis saabus 4:45 Londoni, kallis proua. Kui veider, kui huvitav. Mina samuti, kallis härra. Ma sõitsin sama rongiga. Issand, kui huvitav. Võib-olla ma nägin teid rongis. See on väga võimalik. Isegi tõenäoline ja lõppude lõpuks miks mitte. Kuid mulle küll midagi seesugust ei meenu, kallis härra. Ma sõitsin 2. klassi vagunis, kallis proua. Inglismaal küll ei ole 2. klassi, aga ma sõitsin ikkagi 2. klassi vagunis. Kui huvitav ja missugune kokkusattumus. Mina sõitsin samuti 2. klassi vagunis, kallis härra. Kui huvitav. Võib-olla siis ma kohtasin teid 2. klassi vagunis, kallis proua. See on täiesti võimalik. Kuid mulle küll midagi seesugust ei meenu, kallis härra. Mulle mitte, aga ma sõitsin 8. vagunis 6. kupees, kallis proua. Missugune veider kokkusattumus. Mina samuti. Ma sõitsin ka 8. vagunis 6. kupees, kallis härra. Tõepoolest, kui veider. Võib-olla siis seal me kohtusimegi 6. kupees, kallis proua. See on ju väga võimalik. Kuid no mulle küll midagi säärast ei meenu, kallis härra. Kui teile au anda, kallis proua, ka mulle ei meenu midagi seesugust. Kui ma hoolikalt järele mõtlen, võis see kindlasti seal juhtuda ja see tundub mulle isegi tõenäoline olevat. Oh, tõepoolest, loomulikult tõepoolest, kallis härra. Kui huvitav. Mul oli koht number 3 akna juures, kallis proua. Kui huvitav, kui veider. Minul oli koht number 6 akna juures teie vastas, kallis härra. Kui huvitav. Järelikult me istusime vastamisi, kallis proua. Seal me ju pidime teineteist nägema. Täiesti tõenäoline. Kuid no ometi, ma ei ole selles kindel, kallis härra. Ka mina mitte, kallis proua, kuid ometi on see ju võimalik. Kuid lubage, kas ei olnud see siis teie, kes palus mul oma kohvri ülesse võrku tõsta, seejärel mind tänas ja lubas mul suitsetada? Tõepoolest, loomulikult pidin see olema mina, kallis härra, loomulikult. Ja siis võib-olla sellest momendist alates me olemegi tuttavad. Tõepoolest,
võib olla, kuid ma endiselt ei ole selles kindel. Kahjuks, proua, ka mulle ei meenu midagi seesugust. Kuid sellest ajast peale, kui ma saabusin Londoni, elama Bromfieldi tänavas, kallis proua. Kui huvitav, kui veider, kui huvitav. Mina elan samuti Bromfieldi tänavas sellest ajast peale, kui ma Londonisse saabusin. Kui huvitav, kui huvitav, kui huvitav. Kuid siis me võib-olla kohtusime Bromfieldi tänavas, kallis proua. Väga võimalik. Ent ma ei söanda seda öelda, kallis härra. Ma elan majas number 19, kallis proua. Kui huvitav. Oh issand, kui veider. Mina elan samuti majas number 19, kallis härra. Kui huvitav. Kuid siis me võib-olla kohtusime selles samas majas, kallis proua. See on ju isegi tõenäoline. Ent mulle ei meenu midagi sellist, kallis härra. Minu korter asub 4. korrusel, kallis proua, number 8. Kui veider. Oh issand, kui veider. Mina elan samuti 4. korrusel 8. korteris, kallis härra. Kui huvitav. Minu toas on voodi. Voodi on kaetud rohelise udusulgedes tekiga. Minu tuba ja voodi rohelise udusulgedes tekiga asub koridori lõpus. Tualeti ja raamatukogu vahel, kallis proua. Missugune veider kokkusattumus. Minu korteris magamistoas on samuti voodi rohelise udusulgedes tekiga ning magamistuba, kus see voodi siis asub samamoodi koridori lõpus tualeti ja raamatukogu vahel, kallis härra. Kui huvitav, kuid siis me ju magame samas voodis, kallis proua. Võib-olla seal me olemegi kohtunud. Võib-olla. Ja võib-olla, et me kohtusime seal isegi möödunud ööl. Ent no mulle ei meenu midagi säärast, kallis härra. Kui huvitav. Mul on väike tütar. Mu väike tütar elab koos minuga. Ta on 2-aastane. Ta on blond. Ta on ühest silmast valge ja teisest silmast punane. Ta on imekaunis ja tema nimi on Alice, kallis proua. Kui veider kokkusattumus. Minul on samuti väike tütar. Ta on 2-aastane. Tema üks silm on valge ning teine punane. Ja tema nimi on samuti Alice, kallis härra. Kui huvitav, kui huvitav, kui huvitav. Ja missugune veider kokkusattumus. Võib-olla on see üks ja see sama laps, kallis proua. Tõepoolest võib olla. Järelikult, kallis proua, me oleme päris kindlasti varem kohtunud. Ja teie olete minu abikaasa. Elizabeth! Me oleme teineteist lõpuks jälle leidnud. Donald, see oled sina, darling.
on nii õnnelikud, et nad ei kuulegi mind. Ma räägin teile suure saladuse. Donald ei olegi Donald ja Elisabeth ei olegi Elisabeth ja laps, kellest rääkis Donald, ei ole seesama laps. Donaldi tütrel on üks silm punane ja teine valge, nagu Elisabethi tütrel oli. Aga Donaldi tütrel on parem silm valge ja vasak punane. Elisabethi tütrel aga on parem silm punane ja vasak silm valge. Järelikult kogu Donaldi argumenteeritud süsteem variseb kokku. Vaatamata erakordsetele kokkulangevustele, mis näivad tõsiasi, ei ole tegemist ühe ja sellesama lapsega. Ja Donald ei ole Donald ja Elisabeth ei ole Elisabeth. Donald võib ju küll uskuda, et ta on Donald ja Elisabeth võib ju uskuda, et ta on Elisabeth. Ja Donald võib ju uskuda, et Elisabeth on Elisabeth ja Elisabeth võib uskuda, et Donald on Donald. Aga nad mõlemad eksivad praegu ainult. Kuid kes on tõeline Donald? Kes on tõeline Elisabeth? Kelle huvides kestab kogu see jutt? Sellest ei tea mina midagi. Ja ärgem püüdkemgi sellest aru saada. Jätkem kõik nii, nagu see on. Minu tõeline nimi on Sherlock Holmes. Nüüd, kus me oleme teineteist jälle leidnud, unustame kõik selle, mis meie vahel olnud on ja elame nii, nagu vanasti. Jah, darling. Tere õhtust, kallid sõbrad. Nii tore, et te meile etteteatamata visiidiga rõõmu valmistasite. Me valmistusime selleks pidulikuks sündmuseks ja osutasime teile lugupidamist ja vahetasime oma riided pidulikuks. Nagu te terve päeva midagi söönud. Miks te ilmesite 4 tundi? Kindlasti. Me vist oleme kõik veidi külmetunud. No väljas pole ju küll. Pole ka tuuletõmbust. Oh, ei, õnneks mitte. Oh. Ei ole tuuletõmbust. Aga me reisime Härra, kas teil on vaeva midagi? Ei, tal läheb sitasti. Härra, teie vanuses ei maksa abistada. Süda võib igasse vanuses üles streikima aega. Tõsi ta on. Nii vähemalt räägitakse. No aga räägitakse ju ka vastupidist. Tõde on musti vahel ja. Täpselt nii. Teil, kes nii palju reisite, peaks ometigi meile midagi huvitavat rääkida.
ütle, Kailis, mida sa täna hommikul nägid? Oh, ei tasu vaeva. Te niikuinii ei usu mind. Ei maksa kahelda. Kunagi kahtle teie aususes. Räägi. nii mõeldes te solvaksite meid. Kailis, sa solvaksid neid, kui sa niimoodi mõtleksid. Muide, täna nägin ma midagi erakordset, no lausa uskumatut. Kailis, ütle juba rutem. Jäi. Saab nalja. lõpuks ometi. Täna, minnes turule ostma juurvilju, mis lähevad üha kallimaks ja kallimaks. mis see siia puutub? Kallis, ära segada kogu aeg tapitud. Ma nägin tänaval kohviku kõrval üht härrat, viisakalt riides, nii 50 ringis, võib-olla isegi noorekes. Kes mida? kes mida? Ära segada. Täiesti talumatult tapitud. Kallis, see oli sina, kes teda esimesena katkestas. Hoinas. Ma läksin lähemale, et vaadata, mida ta seal teeb. Ja ta oli ühe põlvega vastu maad ja ta oli kummargil ka. Ma läksin natuke veel lähemale, et vaadata, mida ta täpselt seal siis teeb. Ta sidus kinni kingapaelu, mis olid lahti läinud. Fantastiline. Kui ma ei kuuleks seda teie suu läbi, ei usuks me seda iialgi. Miks mitte? Tänaval ringi liikudes võib näha veelgi erakordsemaid asju. Näiteks hiljuti, kui ma käisin ringi, siis nägin metroos ühte meest, kes istus pingi peal ja luges rahulikult ajalehte. missugune originaalitseja. Võib-olla oli see sama härra. Ukse ei lõi. keegi on vist ukse taga. Ma lähen vaatama. Pole kedagi. Too äkki mõni teine näide. Jaa, nii. Seal peab keegi olema. Mine vaata. Ma lähen siis vaatan. Polnud kedagi. Sa hakkasid teist näidet. Jah, õige küll. Jälle ukse kell. Enam ma küll ei lähe. Aga keegi teab, mis ometi olema. Esimesel korral ei olnud kedagi. Teisel korral ka mitte. Miks sa arvad, et nüüd peaks seal keegi olema? No kui ta tiib vaatas kella, siis järelikult tähendab seda, et ukse taga on keegi. See on ainult teoreetiliselt õige. Kuid tegelikkuses käivad asjad sootuks teisiti. Sa ju ise just praegu nägid. Teie naisel on õigus. Teie naised alati kaitsete teineteist. Jaa, aga üldiselt on niimoodi, et kui mina lähen kellelegi külla, ma annan uksega kella, mida loodan, et sisse lastaks, ja nad kõik inimesed toimuvad samuti. Kui nad annavad kella, ja ootab, et keegi need sisse laseks. Tore. Ma lähen vaatama, siis sa ei saa öelda, et ma olen põikpäine. Aga küll sa näed, seal ei ole kedagi. No kas sa nägid, seal ei olnud kedagi. See peab ometi keegi olema. Ära mind küll enam saada, Gustavama, sa ju alles nägid, et
see on mõttetu. Eksperiment tõestas meile, et kui helistatakse uksekella, siis ei ole ukse taga mitte kedagi. Mitte kunagi. Tavaliselt on küll. Jaa, ma olen nõus, see on väär. Tavaliselt on uksedega keegi, kui antakse kella. Ei. Jaa, ma ütlen, et jaa. Aga mina ütlen, et ei, igatahes ära mind enam asja eest teist taga tülita. Ja lähengi. Kui tahad vaatama minna, mine ise. Lähengi ja vaatangi.